Aleksandr Šabaldaeva 0-0 kindlasti täna mitte see tulemus, mille järele tulite. Pettumus on su näost praegu näha natukene kindlasti. Kuidas sa selle mängu kokku võtaks? No ta oli nagu, ütleme nii, et keeruline mäng meie jaoks, et ütleme, iseloomu me enam-vähem nagu tabasime ära, aga ütleme, mingisuguseid momente vastane ta nagu tekitas, mida nad ei ole nagu varem nagu teinud, ehk siis natuke võttis aega sellega nagu kohaneda. Ma usun, et me tulime sellega nagu pigem nagu okeilt nagu toime, aga ütleme nii, et siit võib-olla sellel hetkel, kui nad vähemusse jäid, oleks tahtnud natuke ikkagi oma nii-öelda võimalusi natuke rohkem võib-olla üles leida, aga ma arvan, et mäng oli selles mõttes selline, et oli häid momente, mida me nagu kontrollisime ja oli ka selline, millega peame kindlasti nagu tegelema, et jah. See, et me mõlema poole alguses nii ütleme, madalalt mängisime kaitsest lähtuvalt, oli see plaan või pigem see kujunes mängu käigus nii välja? No me proovisime nagu leida neid momente, et ülesse poole nagu tulla, et nad on natuke võib-olla teadsime, et nad on sellised sirgjoonelisemad, ehk siis, et neid palle võib-olla sealt kas alt nagu vastu võtta või siis leida momente, kus nagu palle võita juhul, kui me peaksime nüüd panema tegema midagi sellist, mida võib-olla nad ei tea või ei ole nagu harjunud, eks ole, tegema, et siis neid momente võib-olla sealt nagu leida. Aga mingid asjad õnnestusid, päris mitmed nagu õnnestusid, aga mõned ka nagu, ütleme jah, peame üle vaatama. Kui me räägime natukene algkoosseisust, su valikutest, võrreldes Iisraeli mänguga päris mitu muudatust, millest need tingitud olid? Nüüd ma pean meelde tuletama, mis meil seal olid, et mis muudatused, alustame sellest, et Kubassova pingil, Rosen pingil. No Vlada oli selles mõttes, et hommikul ärkas palavikuga, et siin ei ole nagu jah, väga kahjuks või õnneks nagu suurt nagu sellist jah, teemat, et ja Kelly puhul selles mõttes, et Kelly on nagu terve, kõik on nagu hästi ja nii nagu ma temale ka nagu ütlesin ja arutasime ja rääkisime, siis tegelikult me ei ole sellise koosseisuga veel, ütleme seda, mänginud, kus Anne-Gret Kala meil ei ole ju viimased paar rakent nagu olnud, ja ma arvan, et meil on nagu heal tasemel, ütleme, keskkaitsjad praegu ja täna tegime nagu selle valiku ja ma arvan, et ütleme väga, ma arvan, positiivne valik aga ma usun, et kui me oleksime ka Kelly suunas selle valiku teinud, siis oleks see täpselt samamoodi nagu läinud, et seega jah, et tahtsime näha, et kuidas meil sellises koosseisus nii-öelda see kaitseliin nagu toimib. Tagantjärgi tarkus alati hea asi, aga kas me olime äkki natukene mingitel hetkedel liiga ettevaatlikud? Tahtsime kangesti taga nulli hoida ja selle tõttu võib-olla see ründemäng just kannatas? Täitsa võimalik selles mõttes, et me teame, et me ütleme, et meil on nagu oluline mingisugused momentide kallal nagu töötamine, aga ma arvan, et me peame saama üle vaadata ja siis kindlasti ütleme, me kindlasti ei taha nagu langeda liiga alla ja tahame leida rohkem momente, kust nagu ülesse saada, et ma arvan, et võib-olla jah, esimesel poolel seda nii palju nagu ei õnnestunud, et teisel poolel tundsime nii-öelda mängu iseloomu nagu natuke paremini võib-olla ära ja siis sealt saime ka nagu rohkem nagu ülesse. Kokkuvõttes naiskonna häälestatus, meelestatus kogu mängu jooksul sellega jääd rahule? Jah. Aitäh sulle ja jõudu edasiseks!